Ja tere siis kõigile minu poolt. Meid on siin küll hetkel 13. Tere ka kõigile neile, kes meid hiljem järgi kuulavad. Meie siis tänane veebiseminar salvestatakse ja seda saab ilusti järgi vaadata. Hiljem saadame teile siis meie partneri poolt ka selle lingi, kust järel kuulata. Aga võtan kiirelt siis kokku, mis asi on üldse reaalaja majandus. Reaalaja majandus on siis selline digitaalne ökosüsteem, kus tehingud ja andmed liiguvad eri osapoolte vahel reaalajas või minimaalse viitega. See tähendab siis seda, et paberipõhiste majandustehingud on asendatud automaatse andmevahetusega. Andmed on digitaalsed, struktureeritud, masintöödeldavad ja standardsel kujul. Reaalaja majanduse suurem siis selline eesmärk on eelkõige riigi poolt vaadates, miks me seda teeme, on soov vähendada. Ma näen, et slaidiseanssi ei ole näha, aga kas slaidid vahetusid? Ei, see esimene on ikka veel ees. Nüüd vahetusid. Et kui slaidid vahetusid, siis ma liiguksin hea meelega praegu edasi ja sellele rohkem aega ei raiskaks, et eelmisel korral oli meil ka ühel partneril see mure. Aga ma siis liigun edasi. Nii, ühesõnaga, vähendada ettevõtete halduskoormust, et riigiga suhtlemine oleks lihtsam. See on see, kust siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vaates kogu reaalaja majanduse selline nii-öelda vaade alguse sai. Tänaseks on see kasvanud edasi selliselt, et reaalaja majandus on aina olulisem selline kuidagi haru ettevõtluses, et ettevõtted ise tahavad, et nende info liiguks eri süsteemide vahel kiirelt ja ilma viiteta, et oleks võimalik teha paremaid ärilisi otsuseid. Tahetakse, et liiguks toote ja müügiinfo omavahel, laoinfo oleks kogu aeg kõigile kättesaadav, et ei tekiks olukordi, kus toode on poest juba müüdud ja müüakse füüsilisest poest uuesti, aga laos enam tooteid pole. Ja ettevõtted tahavad andmeid liigutada ju ka omavahel kiiresti. Reaalaja majanduse lahendused võimaldavadki siis neid andmeid kiirelt liigutada. Need andmed on turvalised, need on kvaliteetsed. Riigina saame meie omale vajalikud andmed kiiresti kätte, ettevõtja ei pea neid mitu korda esitama ja ettevõtetel endal on siis võimalik teha andmepõhiseid äriotsuseid ja keskenduda siis oma põhitegevusele ehk ettevõtlusele. Ja ennem ma siin tõin ka sisse selle riigi vaate, et meie huvi on ju tegelikult see, et ettevõtjad ei peaks esitama kõikidele allasutustele mitu korda oma andmeid, vaid nad saaksid esitada neid ühe korra ja siis riigiasutused siis omavahel jagavad neid andmeid, ristkasutavad andmeid, et seda halduskoormust siis ettevõtja vaates vähendada. Praegu sellised meie jaoks olulisemad aruanded ongi siis seotud igasuguste deklaratsioonidega, aga praegu ka sellised kiirelt arenevad reaalaja majanduse lahendused on ka siis näiteks e-veoseleht ja kohe siis nagu valmistumas on digitaalne tootepass.
Aga siinkohal ongi oluline keskenduda nüüd just andmekvaliteedile, et ei piisa ainult äriprotsesside digitaliseerimisest, et sellist segadust ei ole mõtet digitaliseerida. Et oluline on teha korda ka need andmed ise, nad kindlalt struktureerida ja seda nii era- kui avalikus sektoris. Selle jaoks, et selline andmepõhine aruandlus ja andmete vahetus omavahel üldse toimida saaks. Ja hetkel oleme siis siin mõned aastad tagasi analüüsinud praegust olukorda ja saimegi siis teada, et hetkel on üle 420 aruande ettevõtjatel vaja riigile esitada, milles on siis circa 60 000 andmevälja ja rakendades siis nüüd sellist andmepõhist aruandlust on võimalik tegelikult kuni 90% seda aruandluskoormust vähendada, mis on väga märkimisväärne osa nendest aruannetest. Aga seda saab teha ainult koostöös, ehk et koostööd peavad tegema nii erasektor avaliku sektoriga kui ka avalik sektor sektori sees. Ja tuleb omavahel siis rakendada nii minimaalsuse printsiipi, ehk et me küsime nii palju andmeid kui vajalik ja nii vähe kui võimalik ja et me küsime andmeid ainult ühe korra, ehk siis suudame omavahel ristkasutada juba teisele siis riigiasutusele esitatud andmeid. Ja majanduslik mõju, te saate ju, eks ole, aru, et kui 90% peab midagi vähem tegema, siis on see kasu ilmselt üpris märkimisväärne. Ja tõesti, et ettevõtjale võib see tähendada siis miljonites kasu ja riigile samamoodi, et kõikide nende aruannete menetlemise ja kogumise pealt on siis analüüs ette näinud circa 1,7 miljonit eurot kokkuhoidu 5 aasta lõikes. Aga mina hetkel teile rohkem ei räägikski. Me oleme täna selle webinari kokku kutsunud ju sellel eesmärgil, et kuidagi laiendada seda vaadet reaalaja majandusele. Ja et kui on võimalik ja kui teil on huvi oma lõputöö siduda antud teemaga, siis on oluline aru saada, et reaalaja majandus ei ole ainult sellised pelgalt finantsaruanded, vaid nad on palju laiemalt, võivad puudutada meid ka teistes sektorites. Ja ma palun Meelis Kitsing, kes on EBS-i rektor ja kes räägiks meile siis reaalaja majandusest natuke globaalsemalt. Meelis, palun, kui sa oled valmis. Jah, ma olen valmis. Ma jagan ka slaide, kui tohib. Aga eelmine esineja peaks siis enda slaidide jagamise lõpetama, et ma ei saa ennem jagada neid kahjuks. Ja kohe ma annan teada. No nii, ma proovin jagada. Ma loodan, et te kõik näete minu slaide. Ja ma räägiks edasi siis, aga jätkaks natukene sellise keerulisema teemaga, et üks asi on koguda neid andmeid siin Eesti sees, aga Eesti on väike avatud majandus, kus väga paljud tehingud toimuvad üle piiride. Ja mõte on siin selles, et kas me saaksime kuidagi seda reaalaja majandust ka rakendada selles valdkonnas, et saada paremini aru, et kuidas see, mis toimub laiemalt maailma majanduses, võib meid mõjutada ja kas seda lähenemist on võimalik kombineerida mõningate teiste lähenemistega, näiteks stsenaariumite planeerimisega. Ja põhimõtteliselt ma soovikski lühidalt arutada nagu 3 küsimuse üle, et üks on see, et miks need globaalsed väärtusahelad on olulised, eriti rahvusvahelise kaubanduse kontekstis, aga tegelikult need puudutavad nii investeeringuid,
need puudutavad teadus-arendustegevust, nad puudutavad innovatsiooni kõige laiemalt. Ja millised on siis võimalused, et kasutada ära neid reaalajamajanduse põhimõtteid siin, et paremini aru saada, et mis siis toimub nagu nendes globaalsetes väärtusahelates. Ja siis, et viimane küsimus oleks, et on ka selline meetod nagu stsenaariumite planeerimine, et kas seda saaks kuidagi ühendada selle reaalajamajanduse lähenemisega. Et need kolm küsimust oleks. Igast ühest võiks eraldi kirjutada pika raamatu, kindlasti mõne uurimustöö, aga ma hästi lühidalt proovin nendest rääkida. Et kui me tavapäraselt vaatame rahvusvahelist kaubandust, et siis ka need andmed, mida ametlik statistika kogub, et siis keskendub nagu sellele, et kui palju siis riigid ekspordivad, impordivad või majandusblokid ekspordivad ja impordivad. Ja see on üks näide, et see on selline väga globaalne näide, väga selline makronäide, aga tegelikkuses on ju see, et ega riigid ei ekspordi ja impordi, et ikkagi ekspordivad ja impordivad ettevõtted, kes siis asuvad nagu teatud jurisdiktsioonides ja nad siis viivad kaupa ja teenuseid üle piiride. Ja mis on võib-olla veel olulisem mõista on see, et tihtipeale väga palju sellist rahvusvahelist kaubandust tegelikult toimub ühe ettevõtte sees. Kui me mõtleme kas või Eesti kontekstis, et siis näiteks Ericssoni sees toimub, et meil on Ericssoni tehas, aga nemad siis ekspordida ja impordivad enda tehase sees või siis selle tööstusharu sees või siis nagu laiemalt, mida me võime nimetama nagu ökosüsteemi sees, et see on hästi oluline aru saada. Ja see on nüüd siis andmed Euroopa Komisjoni ühest hiljutisest uuringust, kus nad siis näitavad, et need globaalsed väärtusahelad, mis kätkevad ennast nii investeeringuid, nii teadus-arendustegevust, innovatsiooni, sellepärast rahvusvahelist kaubandust, et sellepärast me kutsumegi neid väärtusahelateks, mitte lihtsalt tarneahelateks. Küsimus ei ole selles, et lihtsalt tarnitakse asju üle piiride, vaid selles, et kus nagu luuakse lisandväärtust selles kontekstis on hästi oluline. Ja siis Euroopa Komisjoni andmetel siis siin on näha, et sellised suuremad majandusblokid maailmas, suuremad riigid, et kui suur osakaal siis ekspordis on globaalsete väärtusahelatel, et me näeme, et siin see varieerub, aga see on kindlasti seal kuskil üle 30%, maailmas nagu 40% selle analüüsi meetodi järgi. Siin võib nagu lisada, et see oleneb väga nagu millist meetodit kasutatakse selleks, et üldse mõõta neid globaalseid väärtusahelaid, et see ei ole nagu niivõrd lihtne, et on ka nagu teisi analüüse, mis näitavad, et see osakaal võib olla vabalt 70% rahvusvahelisest kaubandusest. Nii et see variatsioon on seal kuskil 30–70% vahel, oleneb selles, et kuidas me defineerime, et mis on globaalne väärtusahel ja millised andmed meil on ja kuidas me seda kogume. Seda on nagu palju keerulisem teha, kui sellist tavapärast eksporti ja importi mõõta. Nii et olenevatest andmetest on igal juhul tegemist nagu olulise asjaga, et mõista maailmakaubandust ja samamoodi võime öelda ka Eesti kohta, et lõviosa meie rahvusvahelisest kaubandusest siis on otseselt seotud globaalsete väärtusahelatega. Nüüd ma näiteks nagu mõningaid näiteid, ma lähen nüüd niisuguselt nagu väga üldiselt makrotasandilt nagu mikrotasandile, et nagu ettevõtte tasandile, et mida tähendab siis globaalne väärtusahel, et võime näha Boeingut kui Ameerika ettevõtet, aga tegelikult kui me hakkame vaatama, et kus siis erinevad need Boeingi osad toodetakse, me näeme, et sellel on väga globaalne väärtusahel, et Jaapanil on siin oluline roll, Itaalial on oluline roll, Rootsil on oluline roll, Prantsusmaal on oluline roll. Iga selle toote taga, mis me siin siis näeme, on samuti omakorda nagu väärtusahel, et seal on nagu põhjused, et miks need asjad tehakse nagu nendes riikides ja miks seda kõike ei panda kokku Ameerika Ühendriikides, kuigi Ameerika Ühendriigid on suur majandus ja Boeing on nii-öelda Ameerika ettevõte. Mõnes mõttes sellises globaalse väärtusahela perspektiivist võib öelda, et seda toodet tehakse maailmas. See näide siis konkreetselt põhineb OECD analüüsil, see on kus see on nagu tulnud. Vaatame ühte teist analüüsi globaalsete väärtusahelate kohta. Selle autoriks on siis ETLA, mis on Soome majandusuuringute instituut ja konkreetselt nad vaatasid siis ABB elektrimootorit. ABB on oluline rahvusvaheline ettevõte ja mis on oluline mõista, et meie Eestist oleme ka selle ABB väärtusahela osa
et siin on siis näha, et kui seda elektrimootorit kokku pannakse, et siis sisendid tulevad Eestist, sisendid tulevad Indiast, sisendid tulevad Tšehhi Vabariigist, kõik nad lähevad Soome. Aga mis siis nagu juhtub, on see, et Soomest siis, mis valmis saab, see elektrimootor müüakse edasi tootjale Saksamaa. Okay. Aga sellega sai piirdu, et Saksamaalt siis tootja müüb selle omakorda edasi nafta firmale Saudi Araabias. Okay. Ja nüüd me näeme, et tegelikult selle ahela kaudu, ABB ahela kaudu, Eesti on Saudi Araabiaga seotud ekspordis. Okay. Otse siin nagu midagi ei toime, kui me läheme Statistikaameti andmetesse ja vaatame, et kuhu Eesti nagu asju eksportis, et siis kajastub see osa ainult. Ehk siis Eesti eksportis Soome. Okay. Aga see, et mis edasi juhtus, et see ei kajastu. Aga me oleme tegelikult selles väärtusahelas seotud nagu siis Saudi Araabiaga läbi Soome ja Saksamaa. Ja samuti mingil kujul Indiaga, kuna nii India sisendid kui ka sisendid Eestis ja Tšehhist mõjutavad seda, mis siin Soomes nagu toimub selles väärtusahelas. Ja nüüd see reaalmajanduse küsimus on see, et nagu need tööd, mis ma olen reaalmajanduse kohta näinud, et me ise oleme tellinud mõningaid, kui ma töötasin Arenguseire Keskuses uuringute juhina, et me näiteks kasutasime Maksuameti 1000 euroste arvete nagu andmeid, see oli nagu väga ajamahukas, aga isegi kui neid saaks nagu kiiremini kätte ja see oleks paremini kättesaadav, see küsimus on see, et mis ulatuses me suudaksime nagu neid reaalajamajanduse andmeid või siis väiksema viitega majanduse andmeid nagu siin nagu ära kasutada, et paremini aru saada, et mis toimuvad nagu nendes väärtusahelates. Et üks on siis see, et oleks parem, kui meil on hea ligipääs nendele ettevõtetele. See töö ka tegelikult, mille Etla on Soomes teinud, et sellise töö kokkupanemine eeldab head ligipääsu ettevõttele. Teine oleks siis see, et ettevõtted oleksid nagu mingil kujul nõus nagu rohkem informatsiooni välja andma, et me saaksime paremini aru, et mis siin nagu väärtusahelas võib toimuda. Et ma kunagi töötasin 2011 kuni 2015 majandusministeeriumi majandusanalüüsi valdkonna juhina, et ma mäletan isegi juba siis me tegelikult käisime Swedbankis näiteks uurimas, et kas me saaksime mingeid andmeid, mis oleksid nagu proksi selle kohta, et mis võib hakata nagu Eesti majanduses nagu juhtuma, aga me saaksime need andmed nagu väiksema viiteajaga ja saaksime kiiremini nagu kasutada selles prognoosis, et see on nagu see väljakutse, et ka MKM-is on kunagi tehtud näiteks ma arvan, kuskil 10 aastat tagasi, 9 aastat tagasi tehti analüüs Ericssoni ja Hekotechi väärtusahela kohta. Aga just, et see, et me ei piirdu sellega, et mis toimub Eesti sees, vaid kuidagi suudame siis saada rohkem andmeid, et see on see nagu see väljakutse, et mis selles väärtusahelas toimub. Et lihtsalt näide, et või oluline kokkuvõte selle puhul on siis see, et need sisendid liiguvad üle piiride, ühe ettevõtte või ettevõtte haru sees või ettevõtete tööstusharude sees või ökosüsteemi sees, et ükstapuha millist terminit me tahame siin kasutada ja tihtipeale need asjad, mis liiguvad, on vahetooted. Oluline on aru saada, et ka nendes väärtusahelates siis ekspordi sihtriik ei võrdu lõppsihtkohaga ja selline suur avatud küsimus, mille ma juba nagu välja tõin, on siis, et mis on siis nagu reaalaja majanduse võimalused nende globaalsete väärtusahelate analüüsis. Et lihtsalt nagu üks näide näiteks, et kui selles väärtusahelas toimub selline sündmus, nagu Saudi Araabias on toimunud, et see on pilt siis 2019, et 2019, kui Iraan ründas siis naftatootmise infrastruktuuri Saudi Araabias, et kuidas siis see mõjutab seda väärtusahelat, et mis siin juhtuma hakkab, et kas siin nõudlus suureneb nagu Eesti toodetes, et see lihtsalt nagu üks näide nagu selle puhul. Siis teine näide, või see on nüüd juba lisaks ütleme siis Boeingule, on see kolmas, et me võime vaadata sellist ettevõtet nagu Apple, kelle väärtusahela analüüsis siis tihtipeale selline erinevate ettevõtete väärtusahelate
analüüsimine on alguse saanud, et see on selline nagu ajaloolisem töö, aga põhimõtteliselt kehtib siiamaani enda põhimõtte osas, et nad siis vaatavad, et kus siis lisandväärtus on loodud maailmas ja siis järeldus on selles, et et enamik lisandväärtust loob Apple siis Ameerika Ühendriikides, et näiteks Hiinas, kus siis pannakse kokku neid Apple'i tooteid, on ju, et lisandväärtuse osakaal on väiksem kui 2%. Et ei ole selles mõttes lisandväärtuse mõttes väga oluline, aga hästi oluline ka mõista, et isegi sellise töö puhul on ka väga palju sellist, mis on nagu ebaselge, et nad isegi nagu põhjalikuma töö puhul nad ei suutnud nagu identifitseerida seda, et kust need osad asjad tulevad ja siis omakorda, kuna tegemist on globaalse väärtusahelaga, et need tooted ja teenused võivad ka nagu mitu korda erineval kujul üle piiride liikuda, et jälle, et selle kohta võib see informatsioon olla puudulikum. Ja siin samamoodi, et üks on see, nagu see lisandväärtuse analüüs ja selline suhteliselt nagu tehniline ütleme majandusanalüüs, aga siis nagu ka eelmises näites oli, et siis üha rohkem ja rohkem selliseid väärtusahelaid mõjutavad ka geopoliitilised sündmused, on ju, et kuigi Apple'i väärtusahelad on suhteliselt vastupidav, hoolimata sellest, mis on toimunud Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel juba esimese Donald Trumpi presidentuuri ajal, siis me näeme, et tegelikult ka nagu Hiinas on siis sellised pinged Apple'i toodete kasutamise suhtes kasvanud ja huvitav küsimus on see, et kuidas see mõjutab nagu seda väärtusahelat ja kas, kui meil on nagu paremad andmed, et kas me suudame midagi selle kohta öelda. See viibki mind nagu sellise kokkuvõttele sellest reaalmajanduse osast, et ühest küljest reaalmajandus siis pakub meile võimalusi, on ju, juba ennem on sellest olnud juttu, on ju, et kui meil on paremini kättesaadavad andmed, me saame tõenäoliselt teha paremaid otsuseid kiiremini, mis väärtusahelas võib juhtuda. Me saame siis reaalajas, reaalaeg võib olla natukene ülepingutada, ütleme nagu reaalajale lähemal kui muidu on ju teha simulatsioone väärtusahelate kohta väiksema viiteajaga ja suurem siis ka paindlikkus poliitika kujundamise ja riskijuhtimises, aga samas muidugi need väljakutsed, eriti kui me tahame teha ülepiirilisi selliseid analüüse, et need nõuavad, juba ütlesin, väga head ligipääsu teatud ettevõtete väärtusahelatele. Seal on regulatiivsed piirangud, kas sama ettevõtte sees võib esineda tehnoloogilist killustatust, et kõik andmed ei koguta samamoodi ja nende kvaliteet võib varieeruda ja organisatsioonilised erinevused võivad olla nagu väljakutseks. Et siis üks selline viis, kuidas nagu mõelda tuleviku peale oleks, et mitte ainult nagu teha reaalmajanduse analüüsi, vaid proovida siis ka seda kombineerida erinevate selliste prognoosimeetoditega. Ja üks nagu loogika on selles, et see mõnikord nagu need andmed või see ajalooline andmerida, mida me kogume või praegune andmerida võib meid nagu veenda, et tulevik on selline suhteliselt lineaarne, et see, mis iganes me näeme nagu hetkel tulevikus jätkub, näeme hetkel jätkub ka tulevikus. Aga siis tegelikkus on see, et tihtipeale midagi, mis hetkel on võib-olla väikse tähendusega, võib ajapikku muutuda nagu suuremaks, on ju. See, mis on nagu suure tähtsusega, võib muutuda nagu väiksemaks enda tähenduselt selle ettevõtte globaalse väärtusahela jaoks. Nii et selline nagu mitmekesisus tuleviku peale mõtlemisel on hästi oluline. Lihtsalt üks näide, üks prognoosi meetod on siis konsultatsioonifirmast Gartner on ju Hypecycle, et väärtusahelad võivad ka olla mõjutatud sellest, et kõik arvavad, et näiteks tehisaru puhul, et nõudlus kiipide või mille igane järgi nagu suurelt nagu kasvab, on ju, aga tegelikkus võib olla selline, et ta lihtsalt ei kasva nagu lineaarselt, on ju, vaid tegelikkus võib olla see, et tegemist on nagu haibiga, ettevõtted nagu investeerivad üle ja siis sellele võib järgneda selline tagasilöök, on ju, aga pikaajaliselt võib see asi jälle ära tasuda. See on lihtsalt nagu üks näide, kus siis ka nagu sellist ütleme mingi teguri tähtsust ajas proovitakse näidata erinevalt, mitte lihtsalt sellises sirge joonena on ju olemasolevate andmete põhjal tulevikku. Nii et siis
minu soovitus oleks, et kui meil on head andmed reaalaja majanduse kohta või ütleme enam-vähem okei andmed, et siis mitte ainult nagu siis kasutada seda prognoosimiseks, kuna prognoosimine enda olemuselt on selline, ütleme, et ettekujutusvõime piirid on mõnes mõttes liiga kitsad, nagu see siin näitab, vaid mõelda siis nagu laiemalt erinevate stsenaariumite võtmes, et kasutada siis stsenaariumite planeerimist. Jälle stsenaariumine planeerimine enda olemuselt kätkeb hästi palju erinevaid meetodeid, ma ei hakka nagu nendesse praegu laskuma, aga et siis see nagu omavaheline täiendamine oleks oluline, sellepärast et meid huvitavad mitte ainult tugevad signaalid, et see, mis on hetkel statistiliselt oluline, see, mida me saame hetkel nagu koguda, kvantifitseerida, vaid meid huvitab ka nagu vaade, et mis on nagu sellised asjad, millele nagu piisavalt tähelepanu ei pööra, aga nad võivad muutuda oluliseks, et näiteks 5 aastat tagasi enamik ettevõtteid või inimesi ei arvanud, et siis suured keelemudelid, generatiivne tehisaru saab olema nii oluline, kui ta praegu on. Et enamik inimesi või ettevõtted on isegi kuulnud nagu ettevõttest OpenAI, et see oli paljudele nõrk signaal, aga see hakkas siis neid oluliselt või paljusid ettevõtteid oluliselt mõjutama. Et mitte ainult vaadata seda, mis on tõenäoline tulevik, või see, mis on eelistatud tulevik, aga ka erinevate andmete puhul, et mis on teised nagu võimalikud variandid, millel hetkel võib-olla ei tundu olevat nii suur tõenäosus, et tavaliselt prognostikas või prognoosimises olemasolevate andmete põhjal vaadatakse ennekõike tõenäoliselt tulevikku. Et kokkuvõte oleks siis see, et igasuguses sellises töös ideaalis me võiksime siis kombineerida erinevaid meetodeid, et ühest küljest jah, et reaalaja majandus on väga hea kontseptsioon, kui me saame need andmed kiiresti kätte, saame reaalajas või sellele lähedal olevas ajas siis jälgida ja analüüsida. Samas me peame aru saama nende piirangutest ja sellepärast siis eriti pikaajalise vaate jaoks ja ennekõike selliste asjade jaoks, mis hetkel võib-olla ei tundu olulised, aga võivad osutuda oluliseks näiteks globaalse väärtusahela jaoks, tasub ka siis kasutada stsenaariumite planeerimist. Ja nagu selles mõttes need stsenaariumite lähenemine võib ka siis aidata tegelikult tõlgendada paremini seda, mis reaalaja majanduse andmetes peitub, sellepärast et küsimus ei ole lihtsalt andmete kogumises, paljud ettevõtted koguvad väga palju andmeid. Küsimus on selles, et kui kättesaadavad nad on ja kuidas me neid tõlgendame, et alati igasuguste andmete tõlgendamisel on päris palju erinevaid variante ja arusaamu. Et see oleks minu poolt lühidalt kõik ja suur tänu kuulamast. Ja aitäh, Meelis, sulle hästi põnev vaade taaskord tuletas meelde, et me ei ole siin maailmas üldse üksi ja et kui väga me seotud oleme üksteisega. Nii et aitäh sulle selle eest. Ja tudengitele ka kindlasti, sest see ettekanne ilmestas väga hästi seda, et kui laialt me saame tegelikult reaalaja majandust mõista. Aga nüüd ma palun TEHIK-u infosüsteemi teenuste juht Roman, kui sina oled valmis, siis me hea meelega kuulaksime IT-st kui osast reaalaja majanduses. Jaa, tere, kas meil on kuulda ja ma saan aru, et siis ekraani ka näha on? Ja on väga hästi. Nii, ma panen ta siis sellise kujul, just nüüd siis näed terve ekraani, aga ma ei näe teid, ehk siis kui teil on mingid küsimused või tõsta kätt, siis ma ei pruugi seda näha, siis andke lihtsalt märku. Aga ma saan aru, mul on täpselt 15 minutit ja räägin teile samamoodi reaalaja majanduses, mitte küll nii globaalselt nagu Meelis, väga huvitav oli kuulata. Kusjuures huvitav oli kokkuvõtte, enam-vähem läheb meil isegi kokku. Aga tuleme korra Eestisse, et mis see reaalaja majandus tähendab meie kontekstis ja kes olen mina. Minu nimi on Roman ja olen siis tervise infosüsteemi valdkonna juht.
ja töötan sellises asutuses nagu TEHIK. TEHIK sisuliselt on IT-maja, kes teenindab Sotsiaalministeeriumi ja Tervisekassa ja Tervise Arengu Instituudi ja siis ka teise erinevaid asutusi. Ehk siis me oleme sisuliselt kompetentsikeskus ja IT-projektide juhid. Ja meil aastast 2008 me oleme loonud tervise infosüsteemi, kuhu kõik tervisega seonduvad andmed kogutakse, siis alla kas digitaliseerimise suur projekt, põhimõtteliselt kõiksugused dokumendid, need siis hakati koguma keskelt, tsentraalselt hakati digitaalsel kujul. Aastast 2021 otsustati, et okei, me oleme piisavalt dokumente kogunud, et nüüd on aeg siis mõelda, kuidas me saame andmed omavahel hästi kiiresti liikuda. Tegelikult dokumendid on ka andmed. Aga me nägime see, et ainult puhtalt dokumentidest kogumist ei piisa, siis kui me tahame teha mingid hästi kiired otsused, siis tuleb hoopis teistmoodi liikuda. Kõik need koguti tehnoloogia tuleb ümber vaadata, siis kas me kogume andmed struktureeritud kujul, struktureerimata, kõik see oli meie laual 5 aastat tagasi. Ja siis ma natuke räägin teile, siis kus me täna oleme ja miks me seda teekonda oleme üldse ette võtnud. Aga eelkõige alustan selleks, et miks see tervise infosüsteem peaks mulle korda minema, siis toon siia sellise natuke isikliku touchi, et ma eeldan, et te olete kõik käinud terviseportaalis. Kõik need andmed, mida te seal näete ja mida ei näe, see on tegelikult meie keskses tervise infosüsteemis, see on mõeldud nii kodanikule kasutamiseks kui ka kliinilisele personalile. Kui me räägime seda sorti kasutajatest, näiteks nagu poliitikakujundajad, siis nemad ei näe teie konkreetset väga sensitiivsed andmed, aga nende jaoks tehakse niisugused statistilised andmed, mis on siis pseudonümiseeritud, siis selleks, et jällegi saaks järeldada, kas meil läheb jällegi Eesti tervisega hästi või halvasti. Aga jällegi see, et puhtalt ainult andmete vahetuseks seal masin vastu taustal, et sellest ei piisa, ehk siis keegi peaks jällegi nende andmetega midagi peale hakkama. Ja andmetega tihtipeale võib teha nii head kui ka halba, et siin on üks hea näide, ehk siis kus on paremal pool samamoodi, see on terviseportaalis välja toodud. Me kuvame näiteks labori analüüse, siis kui sul on see punane värv, siis esimesena reaktsioon on, kas mul on midagi halvasti või hästi. Tegelikult see jällegi tuleb täiendavad mingid kuskil klaused või mingid asjad kirja panema, et või kuvama selle andmete lugejale, siis ma ei tea, kas konsulteeri spetsialistiga või tegelikult on siin kõik on tegelikult, ma ei tea, kas tormis või mis iganes. Aga me läksime jällegi enda tiimidega nii süvitsi, et isegi värvide gamma, see pidi meie jaoks olema oluline, et jällegi mitte inimesi ära hirmutada, aga jällegi andmetes on väga suur võim ja kui need liiguvad hästi kiiresti jällegi läbi selle, siis kõik võimendab. Ja meie unistame sellest, et Eesti rahvas, Eesti inimesed ise hoolitseks ka enda tervise eest ja me teeme seda läbi teadlikkuse tõstmise, samamoodi läbi selle kiire andmevahetuse. Enne kui me läheme järgmiste slaidide juurde, TEHIK ei keskendu ainult tervisevaldkonnale, vaid meil on ka heaolu valdkond, ehk siis põhimõtteliselt on kõiksugused pensionimaksed või mingid hüvitiste maksmised, siis kõik käib täpselt samamoodi siin, ehk siis kogu see temaatika on ka meie laual, ka seal käivad andmed ülikiiresti, aga täna ma seda siiski siin ei käsitlust, meie lihtsalt aeg on piiratud. Siis nagu ma mainisin, aastast 2008 me oleme seda teekonna ette võtnud, täna on aasta 2025, selle aasta, kõik nende aastatega me oleme kogunud enda keskse süsteemi enam kui 200 miljonit dokumente. Mida see tähendab, et siis kui me prindiks kõik need dokumendid välja, siis sisuliselt me saaks sellest laduda virna, mis on 20 kilomeetrit kõrge või on 2 korda kõrgem kui Mount Everest. Või teistpidi, et selleks, et jällegi sellist virna tekitada, siis tuleb Eestis või kuskil mujal maha võtta vähemalt 15 000 puud. Et jällegi see näitab see, et peaks liikuma justkui selle paberimaailmast, aga jällegi, et ega see
ka andmete hoidmine ei ole odav, ehk siis kuskil masinad toimivad, siis on päris märkimisväärne energiakulu ja kõik see. Aga jällegi, see on kõik üle eesmärgi nimel. Eestis me oleme siis ikkagi väga tegusad erinevate teenuste, toodete tutvustamise ja arendamisel jällegi, et need andmeks saaks liikuda ja siis igal teenusel on omad kasutajaskond. Ja ilmselt on teil räägitud või olete kuulnud, on see, et sõnumid me vahetame nende erinevate rakenduste vahel turvaliselt läbi X-tee. Et see on see, et kuidas erinevad asutused suhtlevad, siis need on konkreetsed rakendused, portaalid, mis on nagu tervisevaldkonna spetsiifilised, aga samas me näiteks vahetame andmed Terviseametiga, et veenduda, et need andmed, see spetsialist, kes tahab meilt andmed pärida, et tal on selleks õigus, et tal on litsents. Või näiteks me tahame tõmmata rahvastikuregistris viimased andmed, kas kodanik elab seal või et kes on tema eeskostjad. See kõik taustal käib ikkagi millisekunditega. Aga see jällegi näitab seda, et Eesti riik on panustanud siia oma aega, ressursse ja aega ja see toimib täna tegelikult taustal masin päris hästi. Aga siin on teistpidi ka keerukus, ehk siis kui üks nendest osapoolest tahab midagi muuta, ehk siis näiteks kas on see andmekoosseis muutub või on API otsad, ma ei tea, kui palju tihti, kui tehniliselt ma võin minna, siis see mõjutab kõiki teisi osapooli, siis kas need ei saa andmed kätte või need ei saa masin ei saa teineteisest aru. Aga nii nagu me oleme ka tunnustatud ka rahvusvaheliselt, et me teeme õiged asja, ehk siis on kindlasti helge tulevik on ka veel ees. Aga miks me seda teeme või mis keskkonnas me täna toimime, et siis tuleb korra jälle välja suumida kõige sellest, siis 94% Eesti elanikkonnas on kaetud kohustuslik ravikindlustus, mis on sotsiaalne ravikindlustus. Ja nagu olete kuulnud erinevates nendes meedia väljaannetes, et tegelikult meil see asi ei toimi väga hästi, et siia seda raha ei laeku piisavalt, et kõik need haiged ära teenindada ja samamoodi kogu aeg mõelda selle jätkusuutlikkuse. Et siin ma toon välja, et tegelikult investeeritakse, antakse tervisevaldkonda enam-vähem 7% SKP-st. Et kui me võrdleme näiteks Euroopa keskmise tasemega, siis seal on see 11. Ehk siis see tähendab seda, et me peame hästi ära mõeldama seda, mida me arendame, mis andmed me vahetame, et sellel igal asjal peab olema mingid suurem eesmärk ja põhjus. Ja kaks asja, mida siin kõik tagajavad, on see, et Eesti rahvas elaks võimalikult kaua, ehk siis praegu on see keskmine 79,5, siis aasta tagasi oli 77, ehk siis see läheb tegelikult trendina ülesse. Ja siis on teine number on see, et mitte inimesed elavad pikalt, vaid need elavad ka tervena võimalikult kaua. Et jällegi see on väiksem koormus siis tervishoiusüsteemile ja inimesed ise on ka õnnelikum. Jällegi läbi inimeste teadvuse tõstmine, siis me usume, et me saavutame siin ka positiivse trendi. Et see on selline ülim eesmärk. Aga kui me räägime e-tervise teenustest ja siis kõik nendest andmevahetus, ja teatud erinevates standardides ja põhimõtetes, mis meil taustal täna on, siis kõik raviasutused on kohustused saatma andmed keskele. Et see on algusest peale niimoodi ja siis on kõik need andmed, mis meil keskel on, seda saab siis jällegi taaskasutada. Jällegi teil peab olema selleks mingid põhjus, et mul ei ole õigus näiteks ikkagi vaatama selle, et ma vastan kogu selle repositories, mul ei ole õigus sinna vaatama minna. Et täpselt sama asi kehtib ka näiteks perearstide juures on näiteks erinevad nimistutud, kui mul seda isikut nimistus ei ole, siis ma tegelikult tema kohta andmete jälgida vaadata ei tohiks. Kõik need asjad, kõik need pärimised, mis meil taustal toimuvad, need logitakse, et saada tegelikult vaadata, et kes teie kohta on midagi vaadanud. Siis te näete, kas on isikud või on tegelikult ka süsteemid. Siis jah, me oleme siis tipus enda lahendustega, samamoodi ka andmevahetusega.
aga ega teised riigid panevad ka ikkagi päris kiires tempos samas suunas. Kuna Eesti rahvas on väike, siis me ei saa ära unustada, et kogu see rahvusvaheline suhtlus peaks tegelikult ka meil toimuma. Siis täna me lähtume ikkagi rahvusvahelisest andmest, standardide andmevahetusse, ehk siis kui on vaja need andmed, näiteks on see Euroopas vahetada, siis me seda ka täna suudame. Siis ma tooks välja selle punkti, nagu digitiseerimine säästab aega, ma paneks ta jutumärkidesse, sest see, mida me oleme näinud, jah, andmed nüüd liiguvad kiiremini, andmed on rohkem, siis me proovime saada nendes dokumendis niisugused väiksemad andmemassiivid ja liikumist, aga tuleb kerkile rohkem selline küsimus nagu ka andmete kvaliteet. Ehk siis see tähendab seda, et tegelikult need andmed seal, kus need sisestatakse, seal peaks olema kõik need vajalikud etapid tehtud. Ehk siis see tihtipeale ei pruugi aega säästa, pigem ta täna säästab, aga mõnikord on see, et tulevad siis mingid vead teada, et sul mingid asjad on puudu, siis sisestada seda uuesti ja uuesti. Et see on niisugune suhteline jällegi, et miks IT siis on ja äri peavad jällegi käsi käes käima, et jällegi lihtsalt andmete korjamise pärast ei ole mõtet, siis kui kvaliteet on kehv, siis nende puhul kehtib see GIGO printsiip, garbage in, garbage out. Ja siuke fun fakt on see, et täna Eestis liigub enam kui 100% retseptides digitaalsed. See käib väga kiiresti sisulist taustal. Ja siis nagu me oleme maininud, siis me oskame täna vahetada neid andmed ka Euroopas. Ja siin on väike selline kokkuvõte nendest riikides. Ma ei tea, kas te olete kuulnud või mitte, aga täna näiteks, kui perearst kirjutab teile mingit ravimi ja te, ma ei tea, lähete Hispaaniasse, siis tegelikult Hispaanias teil saate selle retsepti alusel, teil on võimalik need ravimid seal samas koha peal ka välja osta. Täpselt sama reegel kehtib ka Hispaania kodanikute kohta. Neil ei ole isikukoodi nagu meil, aga me teame, et mille alusel me saame need identifitseerida. Siin on rida erinevad riike, kellega meil selline sündmuspõhine kiire andmevahetus sisuliselt toimub. Ja see ei ole ainult nagu digisaatekirjadega, vaid täpselt sama andmevahetus kehtib ka seda patient summary kohta, ehk siis on teie raviloo kokkuvõte. Oletame see, et läksite, ma ei tea, Horvaatiasse näiteks suusatama ja murdsite jalaluu, siis on selleks, et jällegi, ma ei tea, parandada seda ravi kvaliteeti, siis on Horvaatias arst, ta võib pärida teie kohta andmed meie kesksest süsteemist. Jällegi seal on teatud turva need nõuded, mida peab läbima, aga iseenesest on selline võimalus täna olemas. Siis mis me täna andmetega veel teeme, et tuleme jällegi Eestisse tagasi, et see on üks vaade sellest portaalist, mida me lisaks terviseportaalile, me pakume tegelikult ka meie kliinilise personali. Et selleks, et nad saaksid langetada kõige paremat otsused, ehk siis kui vasakult pool me näeme seda, et mis on konkreetse kodanikuga on viimasel ajal olnud, et kas on jätkuv ravi või seal on mingit läbiv probleem, et kõik seda kuvatakse hästi kiiresti ja automaatselt ja see info tuleb erinevatest allikatest. Jällegi meie hoolitseme selle eest, et varasemalt kujutad ette, et kui on mingid andmed olid ühes haiglas, teised kolmanda, siis on perearsti juures, siis on oht, et keegi teeb mingid vale otsuse, on päris kõrge. Siin paremal pool on ravimiskeemilaadne selline vaade, ehk siis tegelikult, millist ravimit kodanik peaks tarbima ja siis on kas hommikul, lõuna või õhtul ja siis arst näeb seda ja täpselt sama vaade kuvatakse nüüd edaspidi ka terviseportaalis, et jällegi selline koostöö toimiks, aga ka siin on tohutu andmevahetus käib taustal. Lõpetuseks toon need samamoodi need mõjud ja väljakutsed, siis on
enam kui 1600 tervishoiuteenuse osutajat on meiega liidestunud, siis nagu mainisin, te võite ette kujutada, et see dokument on palju, siis andmed, mis meie vahendame, on omajagu ka, aga kui me võrdleme see, et kõik need andmed, mis on näiteks on haigla sees, siis meil on ainult 15%. Et seal see andmevahetus käib veelgi kiiremini, ehk siis kui teil näiteks kui te olete parasjagu intensiivis, et teil on need erinevad seadmed juures, siis andmed, mida talletakse, käivad seal millisekunditega, et meil seda kiirust ei ole vaja ja meie kogume enda juures kõigist 15% andmetest. Me teame, need on need andmed, mida saab taaskasutada jällegi, kas on teaduses, poliitika kujundamises või millegi muus. Siis mis need mõjud on? Paar hästi praktilist näidet on see kasv ja kulude vähenemisele, et olen siin kuulnud ühte lugu, kus on ühele kodanikule kutsuti samal päeval 2 korda kiirabi ja üks kord kiirabibrigaad viis teda ühte haiglasse ja siis teine kord teise. Ja siis on samal päeval tehti täpselt sama uuringud, et kuna need andmed kuskile keskele ei ole jõudnud, siis jällegi, et seda oleks saanud vältida, kui andmed liiguks kiiremini. Me liigume selles suunas, aga jällegi seda ei saa võrrelda, mis on olnud aastaid tagasi, saa nüüd üldse liikunud, aga jällegi riik näeb seda, et läbi selle kiire andmevahetuse siis kaovad kõiksugused dubleerivad analüüsid ja ka tööd. Siis on läbipaistvad tõhusam majandus, et jah, et kui me teeme poliitika tasemel mingid otsuse, siis me peame aru saama, et kas kõik need tegevused, mida me täna teeme, mis ilmselt kohe mingit mõju ei avarda, aga need avardavad võib-olla siis paari aasta pärast, siis on hea saada tagasiside, et andmed jällegi on hea koht, kus kogu aeg ennast häälestada, saada tagasisidet. Väljakutsed, mis meil täna on, et kogu see andmekaitse ja küberriskid, siis on see õigusruum, et sellest ei tohi mööda vaadata, ehk siis kui süsteemis on nii palju erinevat liikuvat osapoole, siis alati on süsteem täpselt nii tugev kui kõige nõrgem lüli, ehk siis tuleb selle eest seista. Ja siis õigusruumi, mis ma seda mängu siia toon, näiteks täna õigusruum ütleb, et kodanikudel on õigus sulgeda teatud dokumendid tervise infosüsteemis näiteks erinevate osapoolte eest, aga meil ei ole täna sellist õigusruumi lauset, ehk siis ma ei tea, et nüüd ma saan sulgeda andmed, et need väiksed andmekesed, mis me liigub, et ma ei tea, minu aadress ja kõik seda. Et kas see on osa probleemist, mida me peame ära lahendama siin lähiaastatel. Ja digilõhe on absoluutselt, et te võite ette kujutada 1600 TTO-d on tervishoiuteenuse osutajad ja siis, kui me ütleme, et nüüd me kasutame seda uut standardit ja me tahame seda info liiguks millisekunditega, siis see ei juhtu üle päeva, ehk siis sa peadki liikuma nagu kas kvartali kaupa, aastate kaupa, see kõik võtab aega. Nii, ma toon viimase slaidi hästi visuaalselt, ehk siis on kui palju erinevad päringud on olnud vastu tervise infosüsteemi, siis keskmiselt iga kuu on, nüüd on ikkagi, me räägime 20 miljonist päringust on koeris. Et siis on huvitavad piigid, mis on siin olnud, et see piik konkreetselt juhtus siis, kui oli COVID, siis kui hakati need QR-koode endale välja printima või aegu broneerima, et punane on patsiendiportaalis või terviseportaalis nüüd ja siis on oranž on see tervishoiu teenuse osutajad. Siis see järgmine hüpp oli siis, kui me oleme tutvustanud terviseportaali, kodanikud tundsid huvi selle vastu, mis andmed me nende kohta kogume, mis järeldused me teeme ja me muud ka näeme, et tegelikult trend kasvab, mitte ainult kodanikute seas, vaid tegelikult ka spetsialistide seas, et järelikult inimesed saavad sellest kiires andmevahetuse väärtusest aru ja jällegi, mis paneb meile veelgi suuremat survet, et me peame tehikus pakkuma väga head kvaliteeti. Ja lõpetuseks ütlengi, et nii nagu aastast 2008 tehtud otsused, et digitaliseerime dokumendid, see oli väga õige otsus. Täna me unistame see, et dokument või see
andmed võiks liikuda niimoodi, et ma ei tea, kas või päevase viitega, siis on mina ja ilmselt ka minu kolleegid loodavad ka selle uue põlvkonna peale, ehk siis tulge aidake meil seda Eesti edulugu edendada nii-öelda ka rahvusvahelisel selle mõõtkavas, kui ka hoolitseda ka sellest, et meie inimesed oleks terved ja läbi selle oleks ka meie majandus tugev. Aga sellega ma lõpetan. Aitäh! Aitäh sulle! Jälle hästi huvitav vaade reaalaja majandusele. Et täpselt need samad andmed, mida kuvatakse meile reaalajas ja mis toovad meile otsustamisel ju mingit kasu, eks. Ja kas või siis selle info mõttes, et mina kasutaja poole pealt küll väga kiidan teid, et patsiendiportaali viimase aasta arengud on olnud super ägedad ja mugavad. Aga miks me täna siin üldse kokku saime, oli ju ka see, et ma soovisin või meie omalt poolt soovisime tudengitele tuua rohkem seda teadmist. Esiteks, mis asi on reaalajamajandus ja teiseks seda, et ma kohe jagan oma viimast slaidi, ma miskipärast ei leidnud ta. Kas on näha minu seda PowerPointi slaidi või? Ja ma sain ainult ekraani miskipärast jagada, et mis iganes mured siin täna mul on. Ühesõnaga, MKM on juba aastaid korraldanud sellist konkurssi nagu reaalaja majanduse teadustööde konkurss. Ja kuna siin viimastel aastatel oli see konkurss küllalt selline tööde laekumine oli kesine, siis saimegi aru, et peame natuke teadlikkust tõstma sellel alal, et mis see reaalaja majandus siis täpsemalt on. Ja nagu ka tänased kõnelejad oma esitlustes välja tõid, siis keskne küsimus on ikkagi andmed ja nende kvaliteet ja see, mida kõike me reaalaja majanduse all saame mõista ja mida uurida ja kui vajalik ja kasulik ta on meie igasuguste praeguste teenuste, aga ka tuleviku ärimudelite ja tuleviku teenuste kujundamisel, kui suurt rolli see mängib, on tegelikult märkimisväärne. Ja seetõttu ma kutsungi teid, tudengid, osalema juba sellel aastal mõtlema oma teadustöö või magistri, bakalaureusetöö teema valimisel, et äkki teil õnnestub siduda see reaalajamajanduse vaatega. Ja kui see on teil õnnestunud ja te olete sobiva teema leidnud, siis ootame teid väga esitama oma töid meie teadustööde konkursile. Et eelmise aasta võidutööd olid hästi palju seotud elektroonilise kaubaveoteabe e-veose lehega, aga oli ka tehisintellektist töid. Siis sellel aastal näiteks juba esitati meile ka siis metsamuutuste tuvastamise töö, mis põhines siis avaandmetel, mis tulid Maa- ja Ruumiametist, aga ka näiteks Tallinna Kiirabi mobiilirakenduse selline analüüs. Nii et kui teil on küsimusi, siis minu poole võib pöörduda. Minu nimi on Pärja Pärg Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Ma loodan, et koostöös Akaadianiga me saame ka need slaidiseansid ja need salvestused teieni tuua. Ehk seal on olemas ka veebilingid, et reaalaja majandus, kui panete Google'i otsingusse, siis jõuate ka meie kodulehele, kus on kõik info ilusasti kirjas ja lingitud. Nii et minu poolt suur aitäh kõigile kuulamast. Loodan, et jagate siis oma kolleegidele ka, tudengitele seda võimalust ja neid ideid ja julgustan teid ka minu poole pöörduma, kui otsite abi või kontakte, et teil on selline teadustöö idee või mõte on olemas, aga ei tea täpselt, kelle poole pöörduda, siis mina saan aidata ka sellega, et viin teid kokku nende inimestega, kes siis võiksid aidata teid nende teemadega kuidagi edasi. Aga minu poolt suur aitäh ja ilusat päeva jätku kõigile!